No nii, tere hommikust. Täna on 3. aprill ja lähme teeme särjepüüki või no proovime 3. korda. Et käisin sellel ajal paar korda ja kui veel isegi jää oli hommikuti peal natuke. Et aga nüüd on soojem olnud ja vaatame. Päris korralik ka. Jah, eks tal oli suust. Ussa püha perseraisk. Ossa raisk. Kuule, ma ei ole... Oi, mis nüüd toimub? Oi, kui suur! Kuule, see ei ole isegi särg või? See on kas karp või koger, see on ikka väga suur. Oi, vaata nüüd seda. See on... Ei ole. See on kas suur turb või punased uimed olid. Oi. Täitsa perses, mis elukas, see on turb vist. Vaat turb, Nurmik rääkis nendest, täitsa perses. Täitsa perses. Et nüüd katki ei tõmba raisk. Oot. Mine perse. Mis asi see on? Kaamera ka käis. Vaat siuke turb. Mida asja? Uskumatu, et ma praegu selle oma peenikese tamiiliga kätte sain üldse. No nii, lõpetasin särjepüügi ära. Kaalume turbo ära. 2,72. 1 kilo 700 turb. 1 kilo 700 turb. Tuli särjepüügi käigus tõugu puntra peale ja käsi õngega venitasin kuidagi välja. Korralik päts. No nii, võtame turvamõõdu ka. Ilusti nina otsast. koma kopikad. Plaksuke. Ja kui keegi mõtleb või kedagi huvitab, et miks ma ta ära võtsin ja mis ma teen taga, siis sõbra soovitusel proovin esimest korda suitsutada. Et see on ikka piisavalt suur kala juba, et seal luud on suured ja saab seda liha kätte küll, et väiksemate turbadega võib-olla küll on väga luine see elu. Et siin on liha ikka kõvasti ja maitseb idea olema, nii et tasub proovida. Vaat, vägev. No nii, turb sai suitsu jaoks soola pandud ja eilsed sarjad, suured ilusad, said soola. Sool, kihtkala, sool, kihtkala. Väike raskus peale ja läheb voblaks.
Mida? Jah. Korralik särg. See on juba see mõõt, mis siit tuleb tavaliselt, jah. Kui ma olen kalasid selle... Eelmine nädal Lillepalt püütud 2 vimba ja särjed ja teib ja mõned väiksed turvad panin ka rippu. Vimmad tegin soolvees, võtsin soolikad välja ja panin tikud kõhu vahele, et paremini õhku saaks. Vot, esimene sats kuivab. Ilmad lähevad nüüd küll sitaks, niiskeks ja külmaks siin, aga pole hullu, tuleb soe tagasi.